Tere! Minu nimi on Rauno Simson ja järgmise paari minutiga demonstreerin ma teile, kui lihtne on kasutada tarkvara rakendust nimega Perearsti Vidin. Alustudeks pean ma alla laadima ja seejärel rakenduse installima. Selleks käivitan ma veebibrauseri ja klikin allalaadimise lingile, millele järgnevad paar hoiatussõnumit. Kuna ma usaldan seda allikat, siis klikin ma kõigepealt Run ja seejärel käivitan. Nüüd avaneb Perearsti Vidina installi dialoog ja eelistades kõige lihtsamat installi, klikin ma paar korda Next ja tarkvara rakendus ongi edukalt installitud. Seejärel sulgen ma installi dialoogi ja siin me näemegi desktopi ikooni. Programm avaneb topeltklikiga ja meile avanevad 3 valikut. Telli näidised, kutsu esindaja ja välja. Alustame näidiste tellimisega. Selles aknas näeme ravimite kaamärke koos toimeainetega. Mina näiteks valin insuliin Clargini lantuse. Siin saan ma alla laadida ravimi omaduste kokkuvõtt. Paremalt saan ma valida soovitud näidiste hulga, mille järel avanevad nime ja aadressi väljad. Minul on need juba täidetud, kuna Perearsti Vidin jätab need peale täitmist meelde. Nii et mina klikin lihtsalt saada ja see ongi kõik. Kõikide näidise tellimine toimub samamoodi. Vaatame nüüd, kuidas broneerida aeg ravimi esindaja kalendris just meile sobival kuupäeval ja kellaajal. Kõigepealt valin ma mind huvitava ravimigrupi ning seejärel piirkonna enda asukoha järgi. Kuna võib-olla on mul vaja vaadata enda kalendris sobivat aega, siis saame muuta Perearsti Vidina asukohta. Võimalik on ravimi esindajat lihtsalt küsida, millal talle sobib, aga mina soovin siiski broneerida kindla aja kalendris. Minule näiteks sobib esmaspäeval 28. kell 12. Vajaduse korral saan ma muuta külastuse kuupäeva ja kellaaega vaid mõne hiireklikiga. Erinevate ravimigruppide ravimi esindajate kutsumine toimub samamoodi ja ma tänan teid tähelepanu eest.